tere! Selles videos ma tutvustan sulle ühte toodet, mida ma ütleme nii, et tänasest siis müün oma klientidele. Olen selle toote edasimüüja Eestis. Ja kõigepealt ma räägin sulle lugu. See oli suvel. See on lugu siis, kuidas ma jõudsin selle tooteni ja miks ma nüüd olen selle toote edasimüüja Eestis. Suvel juhtus minuga selline asi, et ühel hetkel hakkas mul juukseid ära tulema peast. Ja iga kord, kui ma juukseid kammisin või kui ma juukseid pesin, tuli mul suur kogus juukseid, ikkagi selline peotäis, et kui esialgu siis paaril esimesel korral ma mõtlesin, et see lihtsalt tuleb ära ja ongi kõik, siis igal järgneval kammimisel ja pesukonnal korral, kui neid juukseid ikkagi tuli, tekkis minus see hirm, et ma jäängi kiilakaks, nüüd tulevadki kõik juuksed peast ära. Ja see, et mu juuksed hakkasid niivõrd välja kukkuma, oli minu jaoks ka natuke üllatav ja natuke ei olnud. Sest et üllatav oli see, et ma tegelikult samal ajal sõin hästi korralikult, teadlikult toite. Ma tarbisin korralikult ise tehtud progurdit, et kui sa ei tea, mis see on, siis see on probiootiline jogurt, kus ma siis ise kasvatan neid probiootilisi baktereid ja need bakterid on elusad ja nende kogus on väga suur. Ehk et kui nagu panna kokku nagu loogika, et kui ma tarbin probiootikume, siis ei tohiks nagu tulla juukseid peast ära. Ja ma toitun korralikult. Et siis nagu peaks kõik okei olema. Aga seda ei olnud, siis see tundus minu jaoks kummaline. Ja teine asi oli see, et ma juba selleks ajaks olin kasutanud päris mitu kuud igal pesukorral ja nende vahel ka rosmariini eeterlikku õli, mida ma masseerisin siis oma peanahale. Et ma neid kahte asja olin teinud lisaks toitumine, siis ikkagi need juuksed tuli ja ma ei saanud aru, mis asi see on. Ja kui ma siis läksin kanalisse ja küsisin, et mis siis toimub, et mis mu juustega toimub, mis mu kehaga toimub, siis mulle vastuseks oli ainult infovahetus. Ehk siis ma saan aru, et keha hakkas juukseid lahti laskma, sest mingisugune vana informatsioon lihtsalt kukkus ära. Juuksed on inimesel, kui sa ei tea, et siis juuksed on inimesel infokandjad. Et kui elus toimuvad mingisugused suured muutused, siis sa võid märgata ka seda, et naised näiteks lõikavad oma pikad juuksed lühikeseks või teevad mingisuguseid uusi soenguid. Et siis see tähendab nagu seda, et informatsioonist toimub vabanemine, et mingi vana info on vaja lahti lasta. Ja see osaliselt tegi mind rahulikuks. Aga kuna neid juukseid tuli nii palju, siis ma hakkasin otsima lahendust, sest ma sain aru, et need probiootikumid ja see rosmariin ei aidanud mind. Ja ei aidanud ka see, et ma sõin täpselt nii, nagu ma sõin õpetuste järgi, ütleme niimoodi, et mul olid siis liha ja köögiviljad ja suvine aeg, siis oli seda värsket, ja see nagu ka ei töötanud. Et siis ma sain aru, et asi ei ole üldse mingis toidus, Ja ma hakkasin otsima lahendust, et mis siis aitaks praegusel hetkel mind, sest et juuksed on ikkagi naisele väga olulised, vähemalt minule kui naisele. Ja seda enam, et miks ma rosmariini õli üldse kasutasin, oli see, et ma tahtsin juukseid pikemaks kasvatada, sest et minu elus on olnud päris pikalt see periood, kus mu juuksed olid ala siia õlgadeni
ja ma käisin näiteks korra 2 aasta jooksul juuksuris ja mu juuksed ikkagi olid ühepikkused, sest et nad lihtsalt ei kasvanud, nad murdusid ära, on ju. Niisiis, hakkasin otsima ja vaatasin internetist videosid ja leidsin ühe naise, ta loodusterapeut, ta on üsna tuntud maailmas ja ta rääkis sellest tootest ja ta ütles niimoodi, et isegi kiilakad võivad saada oma juuksed kasvama. Ja ta rääkis siis konkreetsest piirkonnast, kus see toode peaks olema nagu valmistatud. Ja ma hakkasin uurima ja ma leidsin, et isegi läbi Eesti ühe ettevõtte on võimalik seda tellida. Ja tellisin ära. Ja juhtus ime, kui ma hakkasin kasutama. Esimese nädalaga mu juuksed jäid kinni. Ja see oli selline päris mõnus teadmine. See tekitas natuke seda turvatunnet, et neid ikkagi tuli, aga nii massiliselt enam mitte. Ja ma ei ole seda toodet sulle veel näidanud, ma nimelt ei näita praegu veel, et ma tahan oma lood kõik ära rääkida, siis sa näed. Ja ka mu juuksed olid nii õhukesed juba. Ja sel hetkel siis ma mõtlesin, et okei, ma kasutan edasi ja ma vaatan, mis toimuma hakkab. Ja siis iga kord, kui ma oli see juustepesu aeg, siis ma õhtul juba panin selle toote endale pähe koos roosmariiniõliga ja masseerisin ilusti ja siis hoidsin läbi öö ja siis hommikul pesin ära. Ja mu juuksed jäidki kinni ja ma kasutasin seda esimest pudelikest siis kuskil 2 kuud. Ja siis ma avastasin, et mul siin on nagu siil, et siit on, kus juuksed on nagu lahku, siis on väga hästi oli tunda, et mul hakkas siia nagu siilik üle terve pea tegelikult oli tunda. Ja see rõõmustas mind väga, sest et miks ma nagu hästi intensiivselt hakkasin proovima seda toodet oli ka see põhjus, et mina naisena siis ei tahtnud oma juukseid kaotada ja juuksed olid minu jaoks väga olulised, sest et juuksed on naise ilu, on ju, mis uskumus, aga mis iganes seal taga oli, siis ma tahtsin endale lihtsalt pikki juukseid ja see on täiesti loomulik, et naine tahabki endale ilusaid juukseid ja nad jäid mul nii õhukeseks, et muidu mul on selline peenike karv, aga mul on päris palju juukseid ja mul on nagu loomulik lokk ka, et siis kui ma juuksed patsi panin, siis oli selline nagu rotisaba ainult, et üli õhukesed juuksed. Ja kui ma kanalis nagu vaatasin, siis kuskil 30% minu juustest oli peast ära kukkunud nagu, et see on minu jaoks päris palju. Ma ise mõistusega arvasin, et isegi rohkem, aga see 30% asja lohutas. Aga mis edasi sai? Edasi sai see, et kuna mina suhtlen ju ikkagi vaimumaailmaga, siis ma vaatasin nagu seda kohta, et juuksed on nii õhukesed ja neid tuli tegelikult päris palju ära ja kui nad nüüd kasvama ei hakka, et siis ma olin valmis nad maha lõikama ja maha lõikama niimoodi, et täiesti nulli. Et 28. september oli minu sünnipäev ja ma olin seal eheduse podcasti päeval nagu või ehedusest oli seal sündmus, ma ei mäleta enam selle sündmuse nimi, eheduse sündmus ütleme nii. Ja ma isegi mõtlesin oma peas, et kuna seal on kõik vägevad naised koos, et siis kui ma ikkagi otsustan ära, et minu juuksed ei ole sellised, mis hetkel nagu hoiaksid mind, toetaksid mind ja nad ei kasva, siis ma sellel päeval rituaalselt lasen kellelgi vägeval naisel lõigata mu juuksed ära või siis ehk masinaga lasta nulli täiesti. Ja kui ma nagu seda mõtlesin, siis mulle vaimud ütlesid, et milleks, nad kasvavad ju tagasi. Siis ma sain aru, et okei, järelikult on siis nii,
et nad jäävad mulle alles ja ma jätkan sellega, millega ma jätkan. Aga tadaa! See on siis müstiline abimees mul olnud Patana õli. Seda toodet on võimalik minu käest ka saada, aga ma räägin sulle sellest tootest ka natuke, kuigi see video on juba päris pikk olnud, siis et selle Patana õli kohta siis ma kuulsingi videot. Ma arvan, et see oli mingisugune Facebooki Medium klipp või oli YouTube'ist ka, pigem vist Facebooki kaudu. Ja kui ma hakkasin nagu selle kohta uurima, siis ongi see, et selle õli abil on võimalik kahjustatud juuksed toita ja parandada. Nad teevad juuksed hästi pehmeks. Ma ise kogesin seda, eriti kui ma olin juuksemaski nagu pähe pannud ja siis ma läksin sauna. Pärast seda olid mu juuksed mega pehmed. Et see aitab ennetada kõõmateket, aitab ka siis, kui sul on kõõm või mingisugune pea-naha probleem, siis ta on hästi niisutav. Võta vett vahepeal. Nii. Ühesõnaga, ta aitab peatada juuste väljalangemist ja taastada juukseid. Ja seetõttu oli ta just see, mis minule silma hakkas. Lisaks, siin on hästi kõrge see, ma loen sulle. Õli kõrge asendamatute rasvhapete sisaldus taastab sinu juuksed ja peanahka, stimuleerides folikuleid, mis toidab ja niisutab juukseid ning peanahka. Ta võib UV-kiirguse kahjustusi ja saastekahjustusi aidata taastada. Või siis, kui sa oled keemiliselt väga tugevalt neid töödelnud, et ta aitab nagu seda kuivust ja seda kahjustust nagu paremaks muuta, nii et kui sa oled nagu neid päris palju töödelnud, siis ta teeb seda pehmust juurde, sest ta on hästi niisutav. Ma mõtlesin, et siin õlis on palju E-vitamiine. Nemad aitavadki selle UV-kiirguse ja keskkonnasaaste puhul. Ja üks asi veel, et see ei ole ainult juukseõli, et sa võid seda ka panna kehale või näole. Mina olen katsetanud näo peal seda, sest et ma olin siin haige, intensiivselt haige ja mul tuli mingisugune lööve näo peale. Selle lööve ümber hakkas nahk kuivama ja siis ma hakkasin seda proovima seal. Ja tegi päris mõnusaks, et võttis selle sügeluse ära. Aga pea-naha peal ju toimub sama, et me oleme üks kehatervik, et selles mõttes ta nagu toimis väga hästi. Ja siin kirjas oligi selle kohta veel, et kuna ta sisaldab palju omega-6 linoolhapet, siis selle abil on võimalik nagu põletik maha saada ja siin on ka kirjas, et ta aitab vähendada aknet. Akne puhul ma ei oska sulle öelda, et ma ei ole ise testinud, mul sellisel kujul nagu aknet ei ole, aga tasub proovida. Et mina eelkõige plaksutan käsi just juuste hoolduses ja nagu ma ütlesin, et mul siin need kohad olid, neid on praegu ka veel, kuna ma olen ainult paar korda kasutanud seda siin naha peal suu ümbruses, siis ma ei oska sulle pikemalt sellest rääkida, aga selle oli üks hea asi on veel, et ta siis aitab nagu seda soodustab kollageeni tootmist. Ja sellega nagu siis aitab nagu seda nahka pinguldada, kollageen on ju hästi oluline nahal, et nahk oleks ilus, terve ja pingul ja sile ja nii edasi on ju. Ja see on selline müügikõne sulle praegu, et millest ta koosneb, et tegelikult on siin pudeli peal ka kõik kirjas, et lihtsalt sõnadega, et ma siin tegin esitluseks ühe kokkuvõtte endale
paberile, et ma ei tahtnud pähe õppida neid, sest et minu jaoks räägib rohkem see kogemus kui see detail, mis sinna on kirja pandud, aga väga paljudel inimestel on oluline siis see informatsioon, mida nad sealt loevad ja siis nad otsustavad. Ehk siis ta võtab põletikke maha, aitab kortse siledamaks tõmmata, kollageen. Ja noh, see, mis su peanahal toimub, et see on ju samamoodi, on mingisugune, kui on sul kõõm, siis see näitab seda põletikku, et kui sa seespoolt toitumisega ei saa praegu muuta või ei ole võimeline muutma või ei ole võimalik muuta praegu näiteks toitumist, siis väljaspoolt on see toeks. Nii, aga see, kus see õli siis pärit on, et see on Lõuna-Ameerikas pärit Hondurase vihmametsast ja see on sellise ühe palmi viljadest tehtud, seda kutsutakse kas nagu palmipähkliks või siin on peal kirjas ka Elaeis oleifera et teda nimetatakse lihtsamalt siis Ameerika õlipalmiks. Ja mis selle juures on vist hea see, mis mulle nagu usaldust ka pakub, on see, et see, esiteks ta on orgaanik, on ju. Teiseks on see, et kuna selles piirkonnas on ühed põliselanikud, kes on juba väga kaua kasutanud seda toodet oma juuste hooldamiseks, oma juukseid on aidanud pikaks ja tugevaks kasvatada, et see nagu taust on olemas, et see ei ole niimoodi, et on leitud mingi uus toode ja see on nagu katsetatud, et seda võiks proovida. Et isegi siin on kirjas, et Ameerika põliselanikud, Miskito inimesed kutsuvad ennast taviraks, mis tähendab ilusate juustega inimesi. Ehk siis see kogemus on nagu väidetavalt siis sadu aastaid olnud juba neil, et miks mitte ka nüüd siis siin selle piirkonna inimestel proovida. Ta on hästi mõnusa lõhnaga, kui ma teen selle lahti, siis mina esimesena tundsin nagu sellist vabandust šokolaadilõhna, aga ta on selline kergelt magus. Samas tootja on kirjeldanud seda kui sellise põletatud suhkruroo ja magusa kohvilõhnaga, ta jääb kuskile sinna vahepeale, et minu jaoks on ta ikkagi kergelt šokolaadine. Ja seda on hästi lihtne kasutada. Aga enne kui ma räägin seda, et kuidas kasutada, siis selle õliga on olemas selline teine toode ka. On patana või, ehk see on siis tahkestatud kujul või selle tootmist on natukene erinev, aga toime on sama. Ja see on selline tihkem, et see on selline pasta, et võib-olla, et mõnel inimesel on seda parem pähe kanda. Need on siis need kaks toodet, aga pähepanek on lihtne, et mina olen teinud seda nii, et esimesel nädalal, kui ma hakkasin seda kasutama, siis ma tegin 3 korda sellist üleöö maski. Ma tegin seda saunas ka, aga ma märkasin seda, et esimest korda, kui ma kasutasin, oli hästi palav suveilm või augustikuu lõpus oli selline hästi kuum ilm. Siis ma masseerisin peanaha kokku ja kõik juuksed ka kuni otsteni oli mul täiesti nii-öelda õlised siis. Ja rosmariiniõli ka oli, mul ei ole seda praegu sulle näidata siin, aga ta tõsiselt efektiivne on siis, kui sa paned selle rosmariiniõli ka juurde. Et mina kasutan doTERRA rosmariiniõli, see on hästi puhas, seda võib tarbida ka seespidiselt. Et kui sa nagu kuskilt otsid mingisuguse rosmariiniõli endale, siis ole kindel, et sa võid seda ka süüa, siis on kindel, et see töötab sul ka
peanaha peal hästi. Et kui on selline rosmariiniõli, mida ei tohi suhu panna, siis ma ei soovita sulle seda naha peale ka panna. Või sa siis keedad ise sellest rosmariinist mingisuguse sprei ja siis spreitad oma juukseid näiteks iga päev. Neid juhendeid ja retsepte on internetis nii palju, et sa leiad kindlasti selle, mis sulle töötab. Aga kui sa tahad rosmariini eeterliku õli kohta rohkem teada, siis kirjuta mulle ja ma saan sulle anda lingi, kust sa saad osta seda ise. Või siis mul hetkel ei ole üle neid, et ma hetkel minult ei saa, aga kui on huvi näiteks, siis ma saan mingisuguse komplekti äkki teha näiteks selle bataaniõli ja rosmariiniõliga. Aga jäinema selle juurde, et kuidas siis kasutada, väga lihtne, lihtsalt paned pähe. Ma võtan ühe tühja pudeli, mul on see on juba minu siis ma saan näidata sulle, et ma panen ta niimoodi, võtan pipeti täis ja siis ma hakkan nagu mööda pead tõmbama, niimoodi pigistan vaikselt nagu siilude kaupa pähe ja siis masseerin, et õpetuses on kirjas, et kuskil 15 minutit tuleks masseerida, et ta jõuaks mõnusalt nagu peanaha sisse. Ja siin on ka kirjas, et seda õli võib enne soojendada natukene. No siin on kirjas, et 30 sekundit. Kui sul on näiteks, sa saad mingi rullikpudelisse panna, siis sa saad oma kätega, oma keha soojusega selle rullikpudeli ära soojendada. Aga no minul on hetkel ta vannitoas, kuigi siin on kirjas, et avatuna ta võiks olla jahedas. Et minul on olnud ta vannitoas, et ma ei ole pidanud eelnevalt soojendama seda. Ja siis masseeridki niimoodi tugevalt sisse, paned endale vannimütsi pähe või mingisuguse räti on ju. Ja siis kas 30 minutit enne pesu või siis hoiad üle öö ja siis hommikul pesed. Ja ma ei tea, kas sa tead seda nippi, aga kui sa oled õli pähe pannud, siis maha pesta on seda keeruline on ju. Siis üks hea nipp on see, et sa paned omale õli pähe on ju. Ja tahad pessu minna, siis ära tee oma juukseid kohe märjaks, vaid määri sellele õlisele peale õõruse šampoon samamoodi niimoodi masseeri sisse. Kui sa tunned, et su terve pea on masseeritud šampooniga, siis lase alles soe vesi peale, et võimalikult soe, et su peanahk kannataks on ju. Ja siis sa saad selle ilusti välja pesta. Tavaliselt 2 šampooni korrast aitab, et sa paned üks kord ja siis teine kord ja ongi kõik, et pea on puhas ja kasuta balsamit ja hoolitse oma juuste eest. Nii, mida ma tahtsin sulle veel rääkida selle kohta? Minul hakkasid, mul on isegi pildid, ma ei tea, siit video pealt on ka näha, et siin, mul on föönitatud juuksed täna. Eile pesin neid, et siis on näha, et mul on siin sellised, aga mul on, siit videost on halba näha, aga võib-olla on näha, et siin on nagu sellised tutikesed, et piltide peal on paremini näha, kus ma käega tunnen, et kõik nagu kasvab ja mühinal. Et ma kasutasin seda pudelit siis kuskil 2 kuud läks mul ja siis mul sai otsa ja ma enne uue õli saamist oli mul 6 aega vahet, et selle 6 ajaga nagu drastilist muutust ei toimunud minu juuste olekus. Selles mõttes, et ma nägin küll, et kuskil, kui oli juba nagu see 6 aega täis, et ei ole kasutanud, siis hakkas natukene rohkem juukseid tulema, aga mitte just niimoodi, et ma peaks nagu muret tundma, vaid et selline loomulik juuste äratulek, nagu ikka juuste vahetus on. Ja üks asi veel, et kui sa hakkad seda kasutama just ravimi, ma ei taha öelda ravimise, tervendamise eesmärgil, et sul on vaja peanahka ja juuksekasvu taastada, juukseid tihendada, siis ole järjepidev ja kasuta vähemalt 6 kuud seda, et see on selline katseperiood, et siis pea vahet ja siis vaata uuesti, kas sul on seda vaja. Et mina ütleks, et 6 kuud see informatsioon mulle tuli ja mina jätkan selle kasutamist. Ma nüüd alles üleeile sain kätte oma selle partii ja ma üks kord olen nüüd teinud seda maski. Et mul on siis 2 kuud tehtud, et mul on veel 4 kuud minna, et vaatame, kuidas juuksed kasvavad, aga tõesti, et mina just soovitan seda kombot bataanaõli ja rosmariini eeterlik õli.
et need koos kombineerida. See on minu viis, minule väga meeldib. Teine asi on see, et kui sul on juuksed hästi-hästi hõredaks jäänud, siis ma soovitan kasutada sul sellist asja nagu dermaroller. See on sellised väiksed rullikud, mis ongi mõeldud peanaha rullimiseks. Nad on sellised nõelad, väikesed nõeltega rullikud. Et neid kindlasti peab enne desinfitseerima ja pärast seda rullimist desinfitseerima. Aga see ongi nii, et sa teed selle rullikuga ära ja siis sa paned selle õli pähe ja jätkad nagu nende tavapäraste rutiinidega. Et see dermaroller samamoodi aktiveerib peanahka. Ma ei oska sulle detailselt selle kohta rääkida, kuna ma ise ei ole kasutanud peanaha peal seda, mul ei ole seda rulli. Aga mul on kogemus selle dermarolleriga nagu näonaha pealt, kus ma käisin siis oma massööri juures, ta tegi näonaha massaaži ja ta tegi nende rullidega ja pärast seda oli näonahk nagu beebipepu põhimõtteliselt, et ta võtab kortse ära ja kõike, et ta ei võta kortse ära, vaid ta aktiveerib kõik nahas selle kollageeni tootmise. Et ma soovitan sul nagu seda varianti ka sinna juurde panna ja loomulikult korralik peanaha massaaž, et ei ole nii, et sa viskad nüüd trut pähe ja kõik. Et see on see pühendamine, et sa võtad endale selle aja, sa hoolitsed iseenda eest, on ju, sa pakud iseendale kõik see naudingut, sa õpid selle kõik ilusti ära, sest see ei ole keeruline. Ja see on lihtsalt iseendale aja võtmine. Sa saad endale ilusad juuksed, et poole aasta pärast ma saan sulle rohkem rääkida, aga täna mul nii nagu on, sest hetkel ma tegelen sellega, et mu juuksed hakkaksid päriselt uuesti kasvama, et ma saaksin selle juukste tiheduse tagasi, sest et mulle meeldib nii lihtsalt, mulle meeldib, et ma olen mina ise selles kohas. Mulle meeldib, et mul on paksud kohevad juuksed, et nad praegu tunduvad ka nagu sorekad, tegelikult on niimoodi, et ma käin iga päev ju koeraga väljas jalutamas, kuna mul on loomulik lokk, siis väljas niisk ilmaga nad lähevadki selliseks nagu nad lähevad. Ja kuna mul on juukse otsad kuivad, siis nad näevadki sellised välja, aga et ma uuesti siis tegutsen nende niisutamisega. Nii et ma ei hakka sulle nagu vale pilti looma, kus ma panen ilusad läikivad terved juuksed ja ütlen, et osta seda õli, vaid et see on teekond. Ma kutsun sind lihtsalt endaga kaasa sellele teekonnale, et kui sa seda õli soovid või siis seda võid, et vaata, kumb on sulle parem paigaldada ja kumba sul on parem endale kasutamiseks valida, kumb sulle rohkem meeldib. Et ma võin sulle öelda, et hetkel on seda Patana võid võimalik osta ainult 2 tükki, sest mul ei ole rohkem, sest ma tellisin nad testimiseks. 1 jääb mulle ja 2 tükki on siis müügiks. Patana õli on rohkem, nii et mul on proovipartii, et kes SMS, mul ei ole neid ka väga palju, aga rääkides hindadest, siis ma kirjutan need ka siia postitusse välja, et siis Patana õli on müügihinnaks 22 €. See on siis 60 milliliitrit äkki oli. Ja see on 150 milliliitrit ja selle hind on 37 €. Lisandub saatmiskulu või kui sa oled kuskil minu sündmusel, siis ma võtan mõned kaasa või kirjutan mulle ette, et sa tahad, et siis ilma saatmiskuluta saad minu käest. Et proovi, mina olen väga rõõmus selle toote üle ja julgen seda soovitada päriselt ka oma kogemused, väga positiivne kogemus on. See on see on orgaaniline, ehk ta ei ole mingisugune sünteetiline, ta on puhas 100%, siis Patana 100% nagu Patana õli. Ma ei oska sulle selle palmi nime öelda uuesti, see on nii keeruline. Elaeis oleifera Hondurasest, Lõuna-Ameerika. Nii et kirjuta mulle, proovi, katseta, jaga kogemusi, jaga rõõmu ja täiega naised loome endale ilusad juuksed suveks.
loome endale seda väge juurde iseendana. Ja kui naised on õnnelikud, on mehed ka õnnelikud ja siis on kogu pere õnnelik, nii et loome seda rõõmu kõigile siia maailma läbi iseenda. Tšau!